6. käik. Tere tulemast Delfi WRC Rally Estoniale ja tere tulemast vaatama 6. käigu esimest saadet sel nädalal. Selle nimel me ju seda kõiki asja teeme ja me oleme selle terve aasta oodanud, et saaks lõpuks oma umbse stuudiost välja, aknad lahti, uksed lahti, tulla tuulduma Eesti Rahva Muuseumi taha Service Parki Rally Estonia. Täna siis veel katseteks ei lähe, õhtul on avatseremoonia kell 6 ja lõpeb siis see kogu pidu Nöpi kontserdiga. Avatseremoonial esinevad Eesti seksikamad inimesed, Nöp ja Ann-Marleen. Võtmeküsimus sulle, meie ekspert Roland Poom. Kui kaugel oled sina aasta seksikama mehe tiitlist või kui lähedal? Ma arvan, et see tiitel vist jääb tulemata minule, et võime loota, aga ma arvan, põhjust seda mul anda vist ei ole, pole eriti, kuidas öeldakse, selline avaliku elu tegelane, keda peaks hindama niimoodi. Nii, konarikku algus tehtud, aga me oleme keset Service Parki, me olemegi umbes siin keskel ja meist vasakut kätt on Robert Irves ja Jako Viilo võistlusauto. Miks me just nende ees alustame, igaüks võib aimata, aga kohe me sellest ka räägime. Me ei hakka ütlema, mis me siin paremat kätt asub. Aga tegevust siin Service Pargis jagub, ma arvan, et igas vanuses inimestele 7-70-ndani. Jaa, Service Park juba ja Expo-ala avatud täna kella 12, et kindlasti tulge enne, kui Raekoja platsile lähete ja lähete vaatama ilmselt ka demosõitu, mis on esmakordselt Rally Estonial kavas, Rally 1 autode 2015. Just, et esmakordselt sellist asja tehakse, pigem lihtsalt sõitjad natuke lõbutsevad, mingit ajavõttu midagi ei toimu. Näete neid seal ilmselt natuke reffi suitsetamas. Aga mis see aasta teistmoodi Rally Estonial on siis ehk Shakedowni testikatset ei toimu see aasta. See täna tähendab, see aasta toimub, aga täna ei toimu. Toimub oma hommikul enne esimest kiiruskatset. Ja natukene selline korraldajate poolt eksperiment, et kuidas see sobib, jääb tegelikult üks päev rohkem raja kirjutamiseks võistlejatele. See on ilmselt Rally Estonia tundub, et läbi aja on ikkagi olnud promootorile ja FIA-le selline testiralli kõige uue katsetamiseks, et siin see kuidagi töötab hästi ja loogiliselt ja inimesed on ka korraldajad on alati valmis kõike proovima ja seekord siis sedamoodi. Vaatajatele midagi liiga palju uut ei ole. Esimene katse jätkuvalt reedel hakkab lihtsalt veidi hiljem kui tavapäraselt. No kus see ajend pihta hakkab, et siuke uus formaat, sprindi formaat, kui nii võib öelda? Kuigi tegelikult võtsime vist ainult pool päeva vähemaks. No sprindi formaat justkui jah, poole päeva mõttes, aga kilometraaž on siiski nagu sama. Et see on, pigem on ta lihtsalt selline sõitjate, et me oleme viimase aasta-paari jooksul kuulnud seda sõitjate ajakulu hulka just täpselt, et tuleb öösel videoid vaadata, et tegelikult see jätab sisuliselt ühe päeva rohkem sõitjatele videoanalüüsiks, ettevalmistusteks ja kõigeks muuks, et saab raja kirjutatud 2 päevaga, saab 3 päevaga, et see on siis sõitja enda valik. Aga eks ikkagi nagu kulude vähendamiseks ka, mis on nagu põhiajend. Ja siis sa ütlesid õigesti, et sõitjate enda mugavus. Et siis eile ja üleeile, eile ja täna on need rekkepäevad, kes tahtis võis ka juba teisipäeval ja kuuldavasti Eesti sõitjad seda võimalust ka kasutasid. Eile käisime Raanitsa katsel küsitlemas autosid, ega paljud ei peatunud. Ühe peldiku juures 2 Toyota meest, Sami Pajar ja Elvin Evans seisid. Pajari oma kaardilugejaga oli sunnitud metsa vahele minema, sest Elvin oli pikemat aega kabiini hõivanud. aga küsin Scott Martinilt, et kas on nagu mõnus ja mugav ka, et nüüd saate 3 päeva, siis ütles, et tegelikult see teeb nagu just nagu pingelisemaks, et sa teed ise endale need päevad nagu pikemaks, et sa täidad need ära, et oli siuke kitsam, siis sa ei jõudnud sellele pingele väga mõelda, et nüüd sa võib-olla mõtled üle ja tipitad üle mingeid asju. Aga mis on veel teisiti? Üle mitme aasta ei ole meil stardis Ott Tänakut. Ja tegelikult eks see vibe ju kannab üle kogu selle Service Pargi ja me näeme seda oma lugejanumbrites terve aasta. Pikalt oli õhus, et tuleb. Sa uskusid, et tuleb? Ei uskunud, vahepeal lihtsalt see kõik testid Toyota autodega võib-olla ikkagi viitasid selle poole, et äkki see võimalus tekib, aga ma arvan, et selles mõttes ei ole hullu, et meil lihtsalt imekombel on Eesti noored klass madalama lihtsalt uskumatut sõite tegemas siin ralli järjel, et ma arvan, et neid fänne, kus me oleme Robert Irves ja Jako Viilo juures, auto juures, et see, ma arvan, turundus tema juures samamoodi on nagu päris lahe, et see, ma arvan, et sellise nädala 2 jooksul
vast, kes ei teadnud Robertit, siis nüüd kindlasti on teada saanud uue nööpi loo kaudu. No põnev saab olema näha, kuidas see väljendub siis nagu raja ääres publiku arvus. Kindlasti ta mingi jälje jätab. Tunnen isiklikult inimesi, kes iga nädal küsisid, kas Ott tuleb. Et siis ma ostan pileti, kui Ott tuleb. Et siis mul on õigus nagu naisele ära põhjendada, miks ma lähen jälle Lõuna-Eestisse, kuna Ott tuleb. No, come on. Ja, aga teine põhjus on see, et ikkagi viimast korda Eestis neid autosid näeb sellisel kujul neid WRC autosid, et järgmisest aastast teatavasti WRC 27 nii-öelda töögrupi nimele ta on antud, mis auto nimed täpselt saavad olema, seda näeme veel ilmselt saame teada aasta lõpupoole, aga järgmisest aastast sisuliselt on sellised upgrade'itud Rally 2 autod, et sellisel kujul Rally 1 autosid enam järgmine aasta ei ole, nii et viimane võimalus ju siin meil Eestis kodus neid nii kiireid autosid näha, et küll need uued autod ka kiired on, aga ilmselt päris mitte seal levelil. Olgu etteruttavalt öeldud, et Kaspar Ruusile on tänaseks antud ülesanne teha puust ja punaseks sulle, mulle ja kõigile lugejatele, mis järgmine aasta saama hakkab. Kes võistleb mis punktidele, kas upgrade'itud versioon on sama võimas kui Toyota aasta 2027 masin, kas nad võistlevad samadele punktidele, on need mingid erikategooriad? Ma arvan, mitte keegi ei tea seda. Ega ei saagi täpselt aru ja just minu meelest viimase nädala-paari jooksul on väga palju neid kommentaare, et kas nüüd stardikoha probleem on ju, Ogier tõstatas selle probleemi, et kui sisuliselt 20. kohalt startiv auto on jõudluse poolest sama, mis näiteks Ogieri istumise all justkui hüpoteetiliselt olev auto, et selle stardipositsiooniga on võimalik võita neid maailmameistreid, kes tagant tuleb võib-olla absurdi tegelikult. Ta on selline keskpärane sõitja. Nagu Robert Virves suudaks siin absoluudi võidule konkureerida. Jah, sisuliselt on võimalik tänu stardikohale hakata ralli järgselt võitma. Absoluudis, et siin tekib kindlasti see küsimus, mis kindlasti saab lahenduse, et kõige tõenäolisem minu meelest siiski tundub kvalifikatsioonigatse tagasitoomine, sest muidu me näemegi neid anomaaliaid. Nüüd see tekitab järgmise probleemi, kuidas telega ülekandeid teha, et kui stardib mõni maailmameister valib stardikohaks 10-15, mida iganes on ju. Nii palju kui siis uued reeglid justkui, mida veel ei ole, aga mis siis tehakse, kuidas on võimalik ülekannet nii pikaks venida, et kõik saaksid pilti. Ja siis, kes stardib esimesena, võib-olla need keskpärased sõitjad, keda keegi ei tunne, hakkavad startima seal eeseks. Et päris keeruline küsimus saab see olema, aga ehk saame mingeid vastuseid siin juba lähikuudel. See stardikoha teema, enne kui me tuleme Robert Virvese juurde, ajab mind selles mõttes ikkagi kettasse, et ma lugesin täna saateks valmistudes ühte Postimehe värsket artiklit, mis räägib sellest, et kas Ogier hakkab võitma 10. MM-tiitlit, kuna alati, kui ta on Rally Estonial osalenud, on ta tiitli võtnud. Seal Ogier on toodud välja aastal 2017 Ogier laused, siis kui ta oli veel 4-kordne maailmameister. Et ma ei tea, kaua mul motti on, et meil see stardikoha teema nagu nii kipitab, et ei ole nagu motti siin teed puhastada ja võitudele konkureerida. See oli aasta 2017, 10 aastat tagasi me oleme täpselt samas kohas. Miks seda pole muudetud, ma ei saa aru. Eks see selles mõttes süsteem justkui toimib, et meil ongi mingid sõitjad, kes on olnud paremad kui teised, võtamegi, ma arvan, Sebastianide aastakäigud on ju. Ja eks see karistab neid. Põhjus, miks see tehti, oli see, et nende ülemvõim oli lihtsalt liiga suur. Ehk siis sari muutus justkui nagu igavaks, aga täna on, ma arvan, olukord hoopis teine. Tasemed on väga ühtlased, ka autode tasemed on ühtlased. Kui me võtame M-spordi välja, ma arvan, et kruusarallidel me saame öelda, et ikkagi täna Hyundai ja Toyota on ikkagi päris võrdsel positsioonil. Eks seal on omad nüansid, mis hakkavad mängima rolli, kas kogu ralli vältel või mitte. Ja sõitjad on kindlasti nagu väga võrdsed. Et see lihtsalt tähendabki, et need olukorrad on muutunud võib-olla, mis oli 10 aastat tagasi. Aga ma arvan, et ilmselgelt on nagu aeg läbi mõelda ja just täpselt see, millest me enne rääkisime uute autodega, võib-olla ka see reeglistik üle vaadata. Aga tuleme sõitjate rivi juurde ja midagi pole teha. See, mis Rally 1 sarjas toimub, on minu jaoks sellel rallil teisejärguline. Ma pean ausalt ütlema, mul on ka startlist telefonis praegu lahti, aga mul on RC2 ehk siis WRC2 sõitjate list tegelikult siin ees lahti. Me teame, et kes seal enam-vähem sõidavad on ju tippklassis, aga mis seal nagu otseselt toimuma hakkab või hakata sõitjaid analüüsima, kes seal on, et see võib-olla nii palju pinget ei paku, et alati nüüd, ütleme, see aasta, mida ma olen alati teinud, tabasin lihtsalt mõttelt ühel hetkel, et esimese asjana võtan selle WRC2 listi lahti või RC2 ja hakkan vaatama, kes meie Eesti poistega võidu sõidavad sisuliselt. Aga me oleme Robert Virvese juures põhjusega sellepärast, et ma arvan, et sa ei vaidle vastu. Ta on favoriit number 1 Rally 2 ja WRC2 klassi võidule.
anna mulle paar argumenti, miks Robert ei peaks võitma vähemalt Eesti poiste arvestust ja võib-olla ka Rally 2 kokkuvõttes. Ma arvan, et kui me hakkame kokkuvõtvalt ja ralli või Eesti poiste kokkuvõtvalt võtma, siis need põhjused on täpselt samad, sest ma olen üpriski veendunud, et tegelikult top 3 nimel, kõigi poodiumi kohtade nimel saavad Eesti poisid päris konkreetselt sõna ütlema seal. Ma arvan, et teistele liiga palju sõnaõigust võib-olla ei jäeta. Aga Robi, ma arvan, me vaatame tulemustele otsa, et kui on 2 punktirallit sõidetud ja mõlemad on võidetud, ülitark sõit, võtame mõlemad rallid, kus on nüüd võit võetud, ülimalt tark sõit. Kui on vaja, on võetud gramm mahahoogu. Rallit on alustatud pigem sellise stabiilse tempoga, ei ole mindud nagu lolliks kohe katsevõite võtma esimesest katsest peale. Et see tundub, et lihtsalt see kogu pakett on nii hästi koos. Täpselt on plaan paigas, millal mida teha. Ei ole vaja minna esimesest katsest peale rallit juhtima, vaid tähtis on see pikaajaline mäng. Ja tundub, et kuidagi küps on lihtsalt, et kui me võtame ka WRC2 punktitabeli lahti, siis selline, ütleme, me peame siis ütlema WRC2 puhul virtuaalne liider on Robert Virves tegelikult ja Jakko Viilo. Et ma arvan, et rohkem midagi polegi öelda, et kõik see ilmselgelt tähendab seda, et raha julgeks panna selle auto peale. Sa kindlasti ütleb mulle peast, mitu etappi peab sõitma, et tiitlile konkureerida. Mitu peab minema punktiarvestusse? 7 nüüd, kui ma õigesti, 7 läheb arvesse. Et see on siis... Kas see Tallinnil läheb maa ka või? Selles mõttes, et sa võid sõita palju tahad, 8 vist saab, kuidas need reeglid see aasta on, et 8 nii-öelda saad nomineerida ennast, millest siis 7 läheb arvesse, et nüüd on 3. ralli Robertil ja Jakol, et edasi sisuliselt hooaja lõppu on ikkagi kõik rallid sõetakse kaasa, välja arvatud tõenäoliselt 1 Lõuna-Ameerika ralli. Kes on Roberti suurimad vaenlased siin rallil? Ma ei mõtle just sõitjate poolest, aga kas, ma ei tea, nagu on öeldud, et iga kilomeetri kohta on 2 kilomeetrit kraavi, meil on võib-olla mingid kivid, maakivid kuskilt alt. Mis on need nüansid, mis on Roberti vaenlased? Eeldades, et teil konkurente sisuliselt ei ole. Ma arvan, et selles mõttes, et nagu iga sõitja vaenlane on teeolud, et kivid, ootamatud kivid, mis tee peale tulevad, kraavid nii väga mitte, et ildiselt võiks sõita nagu tee peal, mitte kraavide ääres. Seda on võimalik nagu legendiga ise paika panna, täpselt teed kirjeldada, aga need ootamatud maakivid, mis tee alt välja võivad sõitest tulla, siis nende vastu ei saa ja eks ta nii on, need on iga sõita vaenlased. Aga mis Roberti kasuks veel räägib, on see, et kui me vaatame ta junior WRC hooajale tagasi, kui ta sõitis Rally Estoniat, siis läks ta ju tegelikult ka selle ralliga justkui nagu nii-öelda ajalukku kõige rohkem katsevõite võtnud sõitja. Ma ei mäleta seda katsevõitude arvu enam, aga see oli ikka väga suur. Sisuliselt enamus katsed ikkagi võideti ära. Aga kui liikuda järgmise Eesti mehe juurde, ma arvan, me võiksime ka füüsiliselt tema juurde minna. Lähme kõnnime sinna. Hakkasime liikuma tegelikult Romet Jürgensoni boksi poole, aga oleks peaaegu Jasper Vaherist mööda kõndinud. Mina paneksin Jasperi ikkagi favoriitide reast teisele kohale. Sama, paneks küll ja mitte... Võib-olla ei taha pingeid sellega liiga palju peale panna just poistele endale, aga lihtsalt võib-olla see hooaja kulg on näidanud seda, et see auto istub väga hästi neile. Ülihästi on kohanetud ja... Ütle mees, kellele Toyota hästi istuks. Ilmselgelt on tegemist väga hea autoga. Aga teisalt on see, et ta on ikkagi ju nüüd saanud maitsta suurt rallit, justkui pool suurt rallit, ütleme, see Euroopa meistrivõistlus ja esines ikkagi uskumatult hästi. Ma arvan, et mida keegi ei osanud oodata, et see võitles ikkagi võidu nimel seal tippudega ja lisaks loomulikult Soome tulemused on ju Soome meistrisarjas. Et kogu see kompott on kokku lihtsalt nagu väga palju lubab. Pigem on, ma arvan, nüüd küsimus selles, et võib-olla see suure ralli melu, ralli pikkus vaimselt ära ei küpseta noori sõitjaid. No kui palju see suurem on praegu sellest Skandinaavia ERC rallist? Ma arvan, et kilometraaži mõttes ta on selline circa 1 päeva jagu pikem ralli. Võib-olla selle juurde lihtsalt tuleb kogu see meedia osa, inimestega suhtleme, see kõik, mida sa siin näed, see on suur ralli, sa oled kuskil tähes äras, kõik vaatavad, kõik jälgivad, kõik ootavad sult midagi. Pigem on võib-olla see, mis võib mõnele kätte maksta, mõnele mitte. Eks me näeme, kuidas Jasper sellega kohaneb. Ma loodan, et väga hästi, sest kiiruslikult hetkel tundub Robert järgi ta kindlasti võiks olla järgmine mees. No see polnud üldse mitu aastat tagasi, kui
Jasper paarutas siin alles Rally 4 autoga. Me siin mõlemad aia tagant vaatasime, et sellest vennast võib kunagi midagi tulla. Aga uskud, et see kõik nii kiiresti juhtub? Ma arvan, et ma olen uskunud seda, et Jasperist võib midagi tulla juba viimased 10 aastat, et ta sõitis ka rahvarallisi juba nagu väga noorelt ja tulemused olid ülihead. Et ma arvan, iga auto, millest sa istunud ta on sellega nagu üks kiiremaid olnud. Rally 4-ga hooajad sõitis ka Euroopa meistrivõistlusi sellega, mõned etapid kaasa. Sõitis ka ju Lancia nii-öelda tehase meeskonnas Rally 4-ga Euroopa meistrivõistlustel. Et ta on alati kiirelt. Sellest pole küsimus. Mingi hetk võib-olla tundus, et kiirus on olemas, nüüd on vaja seda vastupidavust, et rallit ka lõpuni ära tuua selle kiirusega. Hetkel tundub, et see olukord on selgelt paranenud, et hooaja algus selle autoga oli veits konarlik, esimene ralli lõppes suht kiiresti talvel, aga sealt edasi minu meelest vigasi minimaalselt, Euroopakate etapp ikkagi lõppes sõiduveaga, aga pigem oli selline väga väike minimaalne sõiduviga. No mõni arvab, et tuleb kombata piire ja need piirid ära tunnetada, teine ütleb, et tuleks turvaliselt tulla lõpuni, sõltumata sellest, et kas kui pikk on edu või kui suures käeulatuses on kõrged kohad, aga kummas paadis sa oled? Ma olen selles paadis, et kui on võimalused, siis tuleb kombata kiiruslikult ka piire ikkagi. Et nii kaua kui võimalusi ei ole, ma mõtlen siis finantsilisi võimalusi eelkõige, et neid autosid saaks lõhkuda, siis ei saa seda lihtsalt teha. Ja siis tuleb seda step by step aina kasvatada kogu aeg, hakkad madalalt peale ja isegi kui sa tead, et sul on seda kiirust ja vurtsu rohkem sees on ja siis sa tead, et see auto tuleb lõpuni tuua. Täna ma arvan, selles programmis on Jasperil väga hea seis, et isegi kui ülejäänud hooaeg nagu peaks nässu minema, siis ta on tõestanud ennast nii palju, et tal on ilmselt allkirja, ma eeldan, kuskil all ei ole ja Jasper ise ka nagu ei saaks kinnitada, et tal justkui järgmine aastaga koht olemas oleks, aga ma arvan, et selle hooaja pealt, mis ta juba teinud on, see koht on ka järgmiseks aastaks olemas. Ehk vastuse küsimusele, siin saab kiiruslikult juba kombata piire. Ja ma arvan, et seda on mõistlik teha. Võib-olla esimeseks MM-ralliks pole see mõistlik koht, mida teha, aga ma arvan, hooaja jooksul me teame, et MM-rallise tuleb tal veel ka Soomes. Et kui on sobivam katse, võib-olla korduv katse, miks mitte proovida, nagu panna endast nagu maksimum juba välja. Rometi ja Siim Oja auto on meile selja taga. Favoriitide pingereas ma peaks 3. kohale. Kuidas sul? Nojah, ma arvan, et Rometi puhul, jah, ma saan aru, et kindlasti kiiruslikult küll. Pigem võib-olla hooaeg senimaani teeb nagu veidi ettevaatlikuks ennustuse tegemisega. Et tehnilisi probleeme on palju olnud. Ford tuli välja tegelikult uuendustega hooaja alguses, mis toimivad, aga toimivad ka samamoodi võib-olla mingi sarnane teema Hyundaile, et kus auto mingitel hetkel töötab väga hästi mingites tingimustes jälle mitte nii hästi. Et ma ei ole täna aru saanud täpselt, kuidas võiksid Rally Estonia teed sobida, aga ma arvan, et sõidu poolest Romet vabalt võiks olla küll. Kui ma teen ühe vahe, meil on siin ikkagi Bruno. Can you come? Me oleme juhuslikult sattunud otsa Ott Tänaku kõige suurima fänni juurde. You are the biggest fan of Ott Tänak. Everybody knows you. This year there is no Ott, but you're still here. Why did you come? Why? Yeah. For the other Estonian drivers. Who's your favorite now? Now, Romet Jorgensen. And Robert Virves? No. He was last year in Ypres. And yeah, it's also a very good driver, and now it's Romet. And I hope next year is Oit back. What's your plan tomorrow to go to the stages? Oh, tomorrow first shakedown, and then in the afternoon, I think, the first stage. Oh. Tomorrow 3 or 4, and Saturday maybe 4, and Sunday the power stage. We have seen your car, which is a special livery dedicated to Ott. Do you drive around in your home country with this car? Yes. Very cool. But here is very nice here to drive with my car. Yeah, and Estonian colors.
and my number plate is Tanak 08. But with this car drive in Belgium is all Thierry Neuville and I'm the Tanak fan and yeah. How is your relationship with Thierry? No. No relationship? No. I was this morning on the first stage on Elva and he kwam to the start for the Rekke and he did so, but okay. Directly me on the other side and no. And Thierry, no. When it was Ipers WRC on the sessie for signature, it was too many people with children, and it was a little girl, and Thierry a signature, and he was. Okay. And, yeah. Okay, thank you, good luck. Yeah. Nice to see you. Yeah, thank you. Vaat siuke vend siis, kõik teavad Brunot. Brunot teavad Eestis kõik, aga ilmselt Belgias võib-olla mitte kõik. Jah, ei, aga Romet Jürgenson, miks kõik on sel aastal niimoodi läinud, et eelmine aasta oli nagu lubavam? No selles mõttes, et nagu enne sai mainitud, Ford tuli välja või M-Sport tuli välja väga suurte uuenduspaketiga tegelikult Rally2 autole. Ja tegelikult nagu võistlusautodega ikka selles mõttes, et kui tuleb kas täiesti uue generatsiooni auto või tuleb suurte pakettidega muudatus, siis selliseid beebilgasi on tihtipeale palju küljes. Ja kohe ka see uus mootor, mis tegelikult sellest aastast on alla andnud hooaja alguses, on ju. Roolivõimu probleeme on minu meelest olnud, lõputu hulk rehvi purunemisi, pidurite probleeme, et neid probleeme tegelikult, need on tehnilised probleemid, mis tegelikult on okeid selles osas, et need on selleks aastat toodud uuenduspaketi osad, enamus neist siis, ja eesmärk tegelikult M-Spordil on ju see auto järgmiseks aastaks saada nii-öelda tippvormi. Romet teeb selles mõttes nagu tänuväärt tööd praegu, ta küll võtab nii-öelda enda kanda selle halva emotsiooni, et tehnilised probleemid jälle, aga sisuliselt ta teeb tööd järgmise aasta nimel, et see auto peaks olema järgmiseks aastaks ideaalses vormis. Okei, aga me ei hakka asukohta praegu vahetama, aga räägime järgmisest mehest Patrick Enok. Asetaksid Rometiga enam-vähem ühele pulgale või ette tahapoole? Keeruline hinnata, pole neid saanud nagu mees-mehe vastu sõitmas liiga palju näha, on ju. Et ma arvan, et sealt tagantpoolt nüüd kõik, kes tulevad, et ma arvan, et me võime kõik kokku võtta nüüd Patrick Enok, võtame sealt Egon Kaur, kes lihtsalt pole nüüd tükk aega sõitnud, on ju. Karl-Martin Volver, Nõgene ka, on ju, et see nüüd on vist kõik eestlastega. Et ma paneks selle kõik kokku. Ma ei oska öelda, kes on kiirem, kes on aeglasem, kellele sobib üks tee rohkem, kellele vähem. Kui me võtame Lõuna-Eesti ralli ja võtame Egoni ja kellega Egon seal nüüd võistles, Volveriga, et see oli selline sekundis mäng kogu aeg seal. Volver jäi peale? Volver jäi peale. Kuidas meeldib, kuidas sobivad Volverile siinsed teed, kuidas Egonile, me teame, et Egon on siin kindlasti väga kiire, tal on kogemust WRC-etappidelt selgelt rohkem. Eks me näeme ja kui me võtamegi sinna juurde veel need teise mõne noored, võtame Nõgene ja Enok. Enok on vähemalt nende kiirete teede peal selle auto kogemust väga palju saanud Soome meistrivõistlustelt ja väga kiiresti sõitnud. Et tahaks öelda, et ikkagi jah, sinu sõnu kinnitada, et Enok võib-olla võiks sellest satsist olla nagu grammi võrra ees. Et kasutades TV3 rallistuudio sõnu, siis on see Eesti ralli majavalitsuse punt? Pigem on jah, et kui me suudame siit praegu top 3 välja lugeda, kes võiksid kindlasti ka WRC2 poodiumi peale sõita, siis ma arvan, et see nii ka läheb, et teistel saab olema päris keeruline sinna poodiumi konkurentsis ralli jooksul hoida. Et kindlasti me leiab nii Korhonen, Sunninen on ju, tagantpoolt, Solans, ma tean, Solansile meid ka kiired teed tegelikult, et me leiame sealt neid nimesi, kes kindlasti on kiired. Aga näeme, kas kogu nädalavahetuse jooksul suudetakse eestlastele vastu saada. Liigume Rally 1 meeste juurde. Lähme, see aasta vastupidi, Rally 2 ja siis Rally 1. Kaugele pole minna, Toyota boks siin samas. Jah. Päris raju fakt, me oleme hooajaga poole peal ja
ja MM-sarja punktiarves 5 esikohta kuuluvad sellele tiimile, Toyota Gazoo Racingule. Suures pildis päris masendav. Jah, pigem masendav, aga eks seda nagu võimendab ka see, et esimene pool hooajast sobis ka nendele autodele paremini. Et kui me nüüd ikkagi teise pool hooajast saame väga palju kruusa, siis Hyundai tahaks arvata, et päris viisikvõitu ikkagi hooaja kokkuvõttes Toyotale ei anna ja me näeme tegelikult väga lahedaid tulemusi Hyundai'd ka, aga hetkel on nii. Elvin Evans siis 162 punkti ja temast 11 punkti kaugusele jääb Takamoto Katsuta, siis Sébastien Ogier 125 punkti, see on siis minu matemaatika kiirelt ei võta, 162 miinus 125, aga on omajagu maas. Ikkagi püüab oma 10. tiitlit, pikalt ei olnud teada, kas ta Estoniasse tuleb, aga siis kui startlist avalikuks sai, siis saime näha, et mis ta on üle 5 aasta siin esimest korda või? Jah. Et kuidas Ogier'le sobib Rally Estonia? No ma arvan, et võib-olla ei saa öelda, et nagu kõige rohkem sobiks, et on kiiresti rallisi, mis sobib talle rohkem, et seda on ta ise ka välja öelnud tegelikult kunagi viimati, kui ta siin käis, ütles, et ta rohkem siia kunagi tagasi ei tule. Tuli ja selgelt eesvärgiga, et ikkagi tiitli peale sõita. No ma arvan, et me näeme ikkagi Ogier'ilt sellist tugevat tulemust. Tal on ikkagi selge eesmärk, miks ta siin praegu on, ja tahaks arvata, et ikkagi niisama sõitma ei tulda, et kui, ma ei saa öelda, et ta on mees, kes võib-olla läheb ralli võidu nimel sõitma, aga ma arvan, et seal lähedal on ta tegelikult oma kiiruslikult ja sarja punkti olukorras võimeline tegema, et ma arvan, et ta on lihtsalt ise hetkel väga motiveeritud, et kui me võtame siit hooaja paar tagasi, et väga palju ebaõnnestumisi oli, katkestamisi, enda sõiduvigasi, siis tahaks arvata, et see aasta on tegelikult seis natuke teine, et ta sai seal Monte Carlos sai paraja sellise õppetunni, et ei ole mõtet niisama ikkagi tagasi tulla ja tuleb ikkagi tulla ettevalmistunud ja konkreetse eesmärgi ja missiooniga. Stardirivi avab homme Elvin Evans. Võib arvata, et me homme väga rõõmsalt Waleslast ei kohta katse lõpu intervjuudes, et vaadates seda ilma, lahtis kruusa ja teepuhastamine on päris rõve. No tõenäoliselt kogu nädalavahetus Elvin Evansil läheb samamoodi, et see ongi täpselt see stardipositsiooni koht, millest me ka enne rääkisime, et kuidas seda ühtlustada, aga sellised on reeglid. Elvin Evans kindlasti see nädalavahetusi rõõmus ei ole ja ma arvan, et siit tuleb veel nädalavahetusi, kus ta maailma kõige rõõmsam sõita ei ole. Kui läheme edasi Katsuta juurde, kuhu sa ilmselt tahad ka minna kohe edasi suunata seda vestlust. Katsutaga on ka ju tegelikult sisuliselt on sama, et teise positsioonilt ei ole väga palju parem startida. No, kuigi palju jah, üks joon on ees, aga sisuliselt väga palju see olukorda ei muuda tegelikult ka tema jaoks. Minu uus lemmiksõitja on Sami Pajari. Eile Ranitsa katse seal selle peldiku juures, nagu me rääkisime. Ta oli valmis muga pool tundi selle jutustama. Mis siis, et mingi rekki ajakava pressid peale, aga ma hoidsin teda õnneks 3 minutit kinni. Ta oli nii lahe vend. Õikasime sealt nemad põõsa juures meie poole seljaga ja et kuule, Sami, et saab paar sõna ka. Yeah, of course, let's talk. Tutvustasime üksteist ja saime nagu tuttavaks, väga lahe vend. Ma ennem ma ei olnud aga isik kokku puutunud ja tundus siuke väike vinguviiul nagu teleri vahendusel, aga tegelikult ülilahe vend. Vinguviiul ilmselt tundub ka sellepärast, et mida see soomlane ikka räägib nii väga, aga mul on Samiga ka ainult head kogemused, me saime koos tema siis 4. kohal MM-sarjas. Temaga saime M-spordis koos kuigi palju sõita junior WRC-d ja kusjuures tema MM-debüüdil olime samal etapil Soome rallil kohal, tema sai siis auhinnaks Flying Finn auhind, Antti Talle sai siis debüüdi MM-sarjas teha 2019. Aga kes võiks olla Rally Estonia reklaamnägu aastal 2026, kui meil Eesti sõitjaid üldse ei oleks? Rometit, Jasperit, loomulikult Oliver Solberg, kes eelmisel aastal tegi siin puhta töö ja alustas ka seda aastat väga bravuurikalt. Me rääkisime peale esimest etappi, et kas keegi üldse saab Oliveri vastu. On see üldse võimalik? Anname selle tiitli kätte ära. Aga seis on nüüd selline, et mees on hakanud natukene võbelema. Siin on mõned katkestamised, mõned superralliga tulekud. Esikoht Montest, teine koht Portugalist, Rootsis 4. ja laias laastus ongi kõik. Mis viimane oli? 16. Kreekas. No tegelikult Kreeka näitas päris hästi ära, ma arvan, selle seisu, kus tulemuse peale ei mindud sõitma. Mindi tulema lihtsalt puhast sõitu tegema, seal oli selgelt näha kiirust.
väga keskpärane kiirus Oliver Solbergi kohta, et ei olnud sellist võidutempot, aga see sõiduviga sellegi poolest tuli. Ja ma arvan, et Oliver Solberg on tegelikult raske öelda, aga kehvemas vormis, kui ta oli eelmine aasta siin, kui ta tegi esimest nii-öelda sõitu Toyota Rally 1 autoga, et ma arvan, see vorm on selles mõttes kehvem, see on lihtsalt puhas mentaalne vorm. Siin minna võidu peale tehtav, aga ma arvan, et selle tuleb väga suure riskiga, et kui siin ka sõiduviga sisse lasta, et see nii-öelda mentaalne seisund, ma arvan, sellel mehel nagu on tegelikult kukkuvas joones ainult, et siin tegelikult oleks vaja nagu väga õnnestumist. Aga kui ta suudab siin tulla sellise turvalise kiirusega, tema jaoks turvalise kiirusega, siis see tegelikult juba võiks olla selline poodiumi sõit, kindlasti. Mis mulle Oliveri puhul räigelt meeldib, on see rock'n'roll elu ja karavanis elamine. Ta ju puhkas Võrtsjärve ääres kogu oma perega selles samas karavanis, mis siin Service Parki lõpus paikneb ja kus nad ööbivad vist ka. Et sisuliselt... Fännid käisid, tegi üleskutse, tulge tehke pilte, värk-särki, et ülivinge. No ei ole vist ühtegi teist sõitjat, kes pargib oma karavani Service Parki ja sisuliselt kõik need inimesed, kes siit mööda kõnnad, võivad minna Oliverile ukse taha koputama. Päris lahe, jalkagrupp J.K. Santos on meie selja taga, täies rivistuses. Aga Oliverist nii palju, et ma arvan, et see turundus on sellel mehel nii raju taga, et olenemata, mis vormis ta on, kui palju vigasid ta teeb, siis tema koht seal meeskonnas seal autos on, et ta on ise nagu sellise brändi ja kuvandi endast loonud, et ilmselgelt sõitjana ei taha selliseid asju lubada, nagu see hooaeg siin olnud on. Aga midagi sellest tõenäoliselt ka suurt ei juhtu. Enne kui me läheme Hyundai juurde kiirelt M-spordist ka, M-spordi parim mees Adrien Fourmaux on hetkel 7. kohal. See on ikkagi Hyundai mees Adrien Fourmaux. Vabandust, hei, kui hea. Siis ütle mulle, Josh McErlan on esimene mees. Sa oled veel paar aastat taga. Olen vist jah. Josh McErlan ja 12. koht. Okei, ilmselgelt mingitele kohtadele ei võiste, aga kes siin võiks olla kiire, kas ainult see mees eesnimega Martins, perekonnimega Sesks? Ma arvan, et M-spordis saab olema majasisene võitlus väikese erandiga, sest ma ei tea, kuidas seal üks härra, viimane lisand M-spordi rivistus, Jon Armstrong, kiiretel teedel on, ma arvan, et ta on, kahtlustan millegipärast, et ta on päris hea. Ja ta on nagu väga suure kogemusega sõita tegelikult küll esimest hooaega siin klassis suures sarjas sõitmas. Aga ta on nagu, tempo on üllatavalt sümpaatne mu jaoks ja kui me võtame ka Kreeka, ta suutis Kreekas tegelikult sõita väga tugevalt poodiumi konkurentsis, splittides olla kiireim. Nii et ma arvan, et Martinsil on selles mõttes nagu korralik konkurent meeskonna sees tulnud, et Armstrong tahaks öelda, et Martins on kiireim, aga ma pigem ütleks, et ma arvan, et Armstrong võib-olla suudab üllatada. Ega Martinsi jaoks pole ka viimased aastad läinud epasereega? Pigem on ikkagi väga keeruline olnud, et kui ta tuli ka väga bravuurselt ju M-spordiga, kes on nii-öelda underdog, käib teiste järgi ja suutis ralli võidu peale Lätis sõita Poola rallilt, oli 5-6 tulemus, ülitugevad rallid. Aga eks see on, vaata, siin mängib nüüd kõik kokku ka see, et tol hetkel ta sai oma nii-öelda budgeti pealt tehti väga palju testi, selleks valmistuti, selleks 8 ralliks, väga konkreetne ettevalmistus, siis täna tegelikult M-sport pole selleks ralliks üldse ettevalmistunud, ka testi ei tulnud koha peale tegema. Et see tähendab, mida see lihtsalt tähendab, masinad ei ole seades, tuleb kasutada eelmise aasta seadeid, mis on nagu kasutatav, aga tuleb jooksvalt timmima hakata, aga pigem on see noor sõitjate, kuna seal on noor sõitjad, see on noor sõitjate nii-öelda käetunnetus seal roolis on ju. Et kui seda pole, siis see võtab võib-olla päeva aega, et see kätte saada ja tunda ennast mugavalt ja siis on juba rong läinud. Aga loomulikult hoiame Martinsile pöialt, sest tahaks ju, et lätlastel ka hästi läheks ja Läti ralli ka saaks natukene loomulikult, kompveki. Aga Martinsi puhul on selles mõttes vähemalt uued reeglid tunduvad, et võib-olla mängivad natuke tema kasuks, sest nädal tagasi tuli ta Lancia testilt. Lancia testis Soomes oma autot ja väidetavalt Lancia ikkagi soovib 2028 aastaks nii-öelda uue generatsiooni WRC auto ehitada. Aga see tähendab, et automaatselt Martins on seal tiimis? Vot ei oska öelda, nii Martins kui ka Teemu Sunine seda autot testisid ja lisaks on ju ka hetkelised sõitjad Johan Rossel ja härra bulgaarlane Gräzin seal meeskonnas, et võib-olla on ikkagi plaan tulla rohkemate autode kui 2 autoga, siis on neid sõiteid justkui nagu olemas on ju. Mis on Martinsi plaan järgmiseks aastaks, täpselt ei tea, aga ma usun, et see uus generatsioon ikkagi hoiab teda siin sarjas. Aga lähme räägime Hyundai'st ka. Lähme Hyundai juurde.
ja imeväel oleme Hyundai boksi ees, mis asub kohe Delfi telgi kõrval. Siin on tegelikult ilge järts, kõik tahavad keerutada ratast. Mida head pakutakse? Ma ei tea, ma pole veel keerutanud. Tundub, et mingi tead kraami saab. Ja, aga mul ei lähe kunagi meelest, sa ka ilmselt mäletad, paar aastat tagasi, kui meil oli ka siin stuudio, me asusime selle Delfi show ala kõrval, sai ka keerutada ratast ja võita erinevaid asju. Siis üks poiss tuli, kellel Delfi särk oli juba seljas, vihmakeeb, vihmavari Delfi, kõik Delfi. Ja siis meie turundusjuht Heili Teder küsis, sina jälle siin, mis sul veel puudu on? Ajakiri. Mingi ajaleht või see lendleht oli puudu. Aga sai sellega, anditi niisama. Aga Hyundai, kuidas Rally Estonia teed võiksid neile sobida? Pigem tundub, et sobivad ja sobivad ka, seda näitavad tulemused, et on Thierry Neville'ilt siit tulemust olemas, on Adrien Formolt väga kiiret sõitu, loomulikult Ott Tänak on sellega väga kiiret sõitu teinud ja võidu nimel viimati läks keeruliseks Oliveriga võisteldes, aga no julgelt võib pakkuda ikkagi vähemalt ühte Hyundai'd, ma arvan top 3 siit rallilt, et ei pea häbi tundma, kui keegi oma ennustusse vähemalt ühe Hyundai sisse paneb. Aga vaadates, kus Hyundai sel aastal on poodiumile tulnud, siis Portugal, Neville esimene, Kreeka, Neville teine ja Keenia, Formeau teine, et sellised pigem nagu raskemad kruusateed. Pigem raskemad, ütleme Eesti on selles osas, võib-olla ei saa öelda Eesti kohta, et ta kuidagi raske oleks, nüüd on väga kiire ralli, aga mis teeb võib-olla Rally Estonia nagu omapäraseks just see, et siin on, me võime Soome näiteks kõrvale võtta, siis Soome on nagu väga tugeva pinnasega ralli. Eesti see-eest on selline väga liivane ja teised ringid lähevad väga rööpasse. Kas me võime lugeda, et seda rasketeks tingimusteks või mitte, et eks see on juba nagu sõitjate enda otsustada ja selline tunnetuslik küsimus. Aga mul usku on selles suhtes, et hetkel kruusa peal see Hyundai tundub, et ikkagi liigub hästi. Kreeka ei olnud ütleme aeglane ralli ikkagi. Kreeka oli ikkagi pigem päris okei, selline keskmise kiirusega ralli ja seal nad olid kiired, nii et tahaks arvata, et äkki suudetakse ikkagi siin kiirust näidata. Esa-Pekka Lappi, mida temalt ootame? Tundub, et Esa-Pekka Lappi ikkagi taas kord lõpetab karjääri siin vaikselt, nagu uudised räägivad. Ma ei oska ausalt öelda Esa-Pekka Lappilt liiga palju oodata. Et kui see uudis tuli, et Esa-Pekka sõidab, siis pigem oli see, et me teame Esa-Pekka kiirust, mõne aasta tagust kiirust, aga seda pole kordagi tulnud see aasta, nii palju, kui ta on sõitnud. Ma ei julge pakkuda seda, et ta suudaks siin hakata poodiumi konkurentsis sõitma tulemuse mõttes. Katseaegade mõttes mõne üksiku kindlasti võimalik. Aga mine tea, võib-olla petab ära ja tuleb siin hooaega või tahab oma karjääri ikkagi lõpetama tulla nagu pauguga, et mitte otseses mõttes pauguga, aga nagu tulemuslikult pauguga, et näidata, et mida ta ikkagi oskab ja mida aastate jooksul õppinud on. Aga paneme su eksperdivõimed siit nüüd ikkagi täiega proovile ja ennusta meile siis nagu pühapäeva lõppjärjestust. Mismoodi meil see kogu asi minema hakkab? Ma arvan, et Rally Estonia üks kõige keerulisem rallisi, kus seda ennustada. Aga lähme siis seda teed pidi, et Thierry Neville võidab. Tohoh, kuidas see juhtub? Vaatame, kas see juhtub või see ei juhtu. Ma pigem võtan selle loogika seda pidi, et stardipositsioon on meeletult hea. Ma hinnan seda, et Oliver Solberg on võib-olla kiire, aga kas ta suudab taaskord selle ära vormistada. Tal pole ka paha stardikoht? Absoluutselt ei olegi. Pigem ongi just see küsimus, et kas see auto tervena lõpuni. Kui me statistikat hindame, siis see auto ei jõua tervena lõpuni. Tahaks loota, et see nüüd muutub. Kui see nii muutub, see on Oliver Solberg kindlasti see number 1 võidusoosik. Aga hetkel ma ei saa nagu pakkuda, kui see statistika seda ei luba kuidagi. Aga ma julgeks Oliveri panna ikkagi teisele positsioonile ära ja kolmandaks Sebastian Ogier. Ja lähme edasi või? No vaikselt võib minna, tee top 5 siis. Okei, kes meil järgi on? No küsimus on Katsuta kindlasti, stardipositsioon ei ole parim. Samas Eesti teed võiks sobida, top 5 ta võiks olla. Ma mõtlen, kes see siis viimane top 5 võiks olla. Formeau on ka tegelikult kiire. Pigem võib-olla ma teeks seda pidi, et Formeau 4. Ja okei, Sami on ka meil veel. Nüüd läheb nagu keeruliseks. Sami ja Formeau siis 5 jagama. See lõpposa on keeruline. Las ta jääb. Jagame natuke sulli ka. 50 tonni on Eesti Rally 2 noorte meeste vahel jagamisel. 30, 20 ja 10. Kes võtab 30?
Robert Virves, ta lubas, et selle raha eest peaks ühe hea peo saama küll. Ma tahtsin sinult küsida tegelikult, et okei, ta paneb see raha ikkagi nagu ralli alla, ma usun, et aga mida saab 30 tonniga? Kuhu sa selle raha paneksid? Mina isiklikult ehitaks vundamendi lõpuni majale. Ralli mõttes. Aga kuhu paneb potentsiaalselt võitja, ma ei oska öelda. Lihtsalt jooksvad kulud. No selles mõttes ma arvan, et Virves on võib-olla halb näide selles osas, et kui palju Virves täna... Mis asi maksab täpselt 30 tonni? Täpselt, ma arvan, 30 000 maksab sisuliselt pool WRC rallit. Ja nii ongi. Üks WRC rallit? Pool WRC rallit. Ja rohkem sellest ei saa. Või sisuliselt üks Eesti etapp või selline kohalik meistrivõistlusetapp või selline 2 päeva testi. Palju su maja maksab? Ma ei tea. Ma ei oska. Et eks ta selles mõttes keeruline on, et tahaks öelda, et see summa võiks jõuda tegelikult kellegi teise taskusse, näiteks Enoki taskusse või see võiks jõuda Romet Jürgensoni taskusse või pigem siis nemad, et kes soovivad, kes ikkagi on täna nagu suures maailmas kõige eredamad peale nii-öelda juba toetusega sõiteid on ju, et täna tundub, et Virvesel ja Jasperil on nagu hästi. Aga selles mõttes... Aga on nii? Aga on nii. 20 tonni läheb kellele? Järgmisele, kelle nimest midagi nimetasin, et ma ütlen, ma ei võta seda vastutust endale, et kuidagi neid Eesti poisse siin järjestama hakata, et kellele tahaks anda ja kes teoreetiliselt võtab selle, et jaa. Ühest kiirest mehest me pole rääkinudki, kes võib-olla kiirem oli 10-15 aastat tagasi. Urmo Aava. Urmo Aavale ma seda 30 ei annaks. Mart ei konkureeri ka? Et tal ilmselt on see võimalus olemas see kuskilt mujalt võtta tagataskust võrreldes noorte poistega. Aga Urmo Aava, ma arvan, et see on lahe, et ta tuli ja pigem selline unistuste täitumine tõenäoliselt tal. Et tulla ja sõita see ralli ise ka kaasa, et viimati võib-olla selline äge moment oligi ju, kui Marko Märtin sõitis küll tippklassi autoga, aga no vaevalt, see oleks tundunud ulme täna, et Urmo oleks tulnud tippklassi autoga siia sõitma ja ma arvan, et ta ise võib-olla ei oleks tahtnud seda. Teeb, mis veel vingim oleks, et Marko oleks ka stardis? Selle ralli 2 autoga. Et kumb siis peale jääb, enne? See oleks mega lahe olnud, et aga võib-olla kunagi näeme sellist, mitmes kord Rally Estonia on nüüd? MM-etapina. Nüüd on siis 6 või, võib-olla? Ütleme, et 6. Loodame, et läheb pihta. 5-6. Et võib-olla siis 10. juubeli puhul vanad ässad Rally 2-ga kokku ja seal hulgas siis võiks olla ka siis juba Ott Tänak. Aga räägime katsetest paar sõna, et Raanitsaga meil pihta hakkab Karaski, Kanepi sinna järgi ja lõpetame Elvas. Ja siis, no ma loen need teised ka, et see on kõik peas Eesti rallifännidel, mis katsed siin on Mustvee, Peipsiääre, Kambja, Otepää ja lõpetame Käärikuga. Minu küsimus sulle on, ma ei mäleta, kelle intervjuust ma seda kuulsin, kas see oli eestlane või välismaalane, pigem välismaalane, et vahelduseks võiks nagu midagi uut ka olla. Nõustud sa sellega või pigem jäägu see vana klassika? Ma nõustun osaliselt. Ma nõustun selles osas, et minu meelest see klassikaline Lõuna-Eesti katsed, no võib-olla see on selline eestlase selline armastus ka nende katsete osta, et need on maailma parimad ralliteed. Ja neid siit ära jätta oleks kuritegu, aga siia võib lisada midagi juurde. Kui me vaatame maailma rallit, siis ma arvan, et meil on ruumi seda kompaktsust veidi kustutada justkui, et me võiksime autod viia kuhugi mujal Eestisse. Eesti on piisavalt väike, Põhja-Eestisse või ma ei tea, kuhu iganes. Et ma arvan, et sellist osa lisada juurde on okei ühe päevana, kui see transport ja logistika töötab ideaalselt ja sõiteid mitte kurnaval viisil. Ja ma arvan, et Rally Estonia on üks ralli, kes suudaks korraldada, kes suudaks selle ellu viia. Kahjuks reeglid mängivad natuke mäkra võib-olla, et 12 tundi peab jääma puhkeaega vist. No ma just mõtlesingi, kui logistiliselt on ta tehtav, et ei pea autos istuma, et autod on transporditavad treileritega, ja poisid tuuakse, ma ei tea, lennukiga Lääne-Virumaalt või Tallinna kandist Harjumaalt Lõuna-Eestisse Tartusse tagasi, et siis oleks ta võib-olla tehtav. Aga neid katseid, need peavad olema, ma arvan, ja need, ma usun, ka jäävad. Ja katsed selles mõttes on ju sisuliselt kõik samad, mis olid eelmine aasta. Seal on mõned üksikud muudatused. Mingid katsed on sutsu lühemad. Need on ka logistilistel põhjustel. Just kuulasin Roosimaa intervjuud täna hommikul, mis ta Power Stage podcastis rääkis.
et mis põhjustel seal mingid katsed muutunud on, kõik on logistilised küsimused. Et ja loomulikult siis maiuspaled on ju Musta ja Peipsiääre, et need on need katsed, mis alati siis nii-öelda, et sisuliselt ralli teevad ära, et laupäeva hommikul saab juba aru ilmselt, kes kus võib-olla hakkab siis platseeruma. Soovitan kõigil Dirtfishi sellest tasulisest versioonist. Nad ju alati valivad ühe katse, mis on nende võtmekatse, mille nad sõidavad läbi ja sõitsin Mustvee läbi. Vinge. Väga lahe. Aga selles mõttes ka päris representatiivne kogu Rally Estonial, et see on ikka räigelt pikki sirgeid. Ja siis on sellised nikerdamise kohti hästi kitsal, kus metsa vahel teel, seal järve ääres, vaata see pöörab sealt asfaldi pealt vasakule. See on mingi looduskaitseala, kuhu vist pealtvaatajad väga ei saagi. Et need pikad sirged näitavad, et kui väiksed asjad hakkavad nagu rolli mängima ja tegelikult võidab ju see, kellel lõpuks on suuremad need samused, on ju. 6-7. Eks ta on, selles mõttes, et pole palju rallise, kus see kurvi väljumiskiirus nagu nii konkreetselt rolli mängima hakkab, et kui me katse lõpus näeme võib-olla 1-2 sekundit ajavahet meeste vahel, siis tegelikult see võib tulla sellest, et täpselt sellele pikale sirgrele kurvist väljumine enne sirget oli kehv. Ja selle sirgega sa võidki oma sekundi 2 juba ära kaadata tegelikult, kui sul on seal pikk sirge tulemas. Ja nii on, et tegelikult mehed võivad sõita nagu sekundis. Üks väike viga enne pikka sirget tegelikult maksabki kätte selle, et midagi teha ei ole, igaüks oskab gaasipedaali põhjas hoida ja siis see vahe tuleb seal. Ja hakkamegi vaikselt siis otsi kokku tõmbama, tutvustame võib-olla meie saadete programmi ka. Kellaajad jään praegu peast võlgu, aga esimene otsesaade siis homme lõunal, kui siin on see meediatsoon ja servispark. Servisparki homme lõunal ei ole, homme on Tehvandis rehvitsoon. Ja siis homme õhtul otsesaade. See on 20:30. Jaa, tubli. Homme õhtul on Eigo Kaljurand sinuga. Meil on tegelikult stuudio, mitte enam siin kasvuhoones, vaid ERMis. Päris ilusa koha peal. Teisel korrusel on meil seal toolid lauad. Ja siis laupäeval ka lõunal ja õhtul ja pühapäeval ühe korra, aga meil on võib-olla mõned üllatused ja sellised külalised ja otselülitused võib-olla mingis nutiseadmes. Absoluutselt. Ma siis igal juhul kellaaja mainin ka, et homme 15:45. No võt. Siis esimene otsesaade. Aga täname kuulamast, vaatamast praegu ja järgmise korrani. Kohtumiseni. 6. käik.